Lapsena mina tahtsin saada klouniks, et ma mäletan seda väga hästi, et keegi rääkis mulle, et Peterburis on klounikool ja siis ma tekkis mõte, et ma tahan Peterburi klounikooli minna. Et mina olen Kristjan Maruste Go Mobility grupist ja meie siis missioon on võimendada kerge elektrisõidukeid, see tähendab siis aidata elektrijalgratastel ja elektritõukeratastel kasvada, et inimesed liiguksid puhtalt. Me siis teeme mitut erinevat asja selles valdkonnas. Kõige rohkem oleme me teinud asjad internetiseadet Go-Moduli brändi alt, mida me siis müüme teistele elektrijalgratta ja tõukeratta tootjatele, mis aitab internetisõidukeid ühendada ja aitab näiteks kõiki neid uusi ärimudeleid elektritõukerataste renti näiteks läbi viia. Ja siis me nüüd mõne aja toodame ka ise elektritõukerattaid, olles ainukene firma väljaspool Hiinat, kes seda teeb. Mis on väga äge. Ja siis me ka opereerime elektritõukeid siis Tuule brändi alt Tallinnas ja Riias. Meie jaoks on hästi oluline, et see, mis me teeme, oleks ka nagu päriselt jätkusuutlik ja puhas. Et kõik meie tooted, mis me toodame ise siin Tallinna kesklinnas, me suudame väga täpselt kontrollida, kust need komponendid tulevad. Me päriselt väga tahame teha seda nagu missiooni, et inimesi puhtamalt liigutada. Ma väga loodan, et kui minu lapsed suureks kasvavad, kes on 5, 3 ja 1, siis nemad vaatavad linnas autodest välja tulevaid gaase, nii nagu meie vaatame tänasel päeval ööklubis suitsetamist. Ja ma nagu väga tahan jõuda sinna kohta, kus minu lapsed veel minu elueal nagu küsivad, et issi, kuidas see võimalik oli, et te varem nagu elasite linnas, kus olid mingid heitgaasid. Et see tõesti nagu räigelt motiveerib, et me sellepärast seda teeme. 95% kasvuettevõtete juhtidest või inimestest, kes seal töötavad, ei tee seda sellepärast, et ma ei tea, rohkem raha teenida või rikkaks saada, et seda kõik teevad ikkagi sellest adrenaliinist ja mängu ilust. Et see, et sa nagu suudad olla parem kui, ma ei tea, olgu need siis hiinlased oma tõukeratastega või ameeriklased oma asjad internetitehnoloogiaga, siis see on nagu äge, et see nagu tiivustab ja kõikide mingite suurte kokkulepete saavutamine. Eks on see mängu ilu, see põnevus. Et ma loodan, et ma suudame nagu mingi 20 aastat veel nii panna, et võib-olla lähme iga järgmine päev pankrotti. Et vaata öeldakse ka, et kui sa surma ei karda, siis sa oled hästi edukas. Et ma arvan, et ettevõtlus on hästi samamoodi, et kui sa ei karda nagu pankrotti minna või seda surma, siis sa julged nagu panna. Ja nagu Pipedrive rahvas ütles, et panna on vaja, sest muidu läheb igavaks. Minu 3 mängureeglit, mille järgi ma toimetan. Mul isa on jurist ja kohtunik ja seaduslooja. Ja ta õpetas mulle juba väiksest peast, et reeglid on selleks, et neid rikkuda. Et selles mõttes ma ei tahaks öelda, et mul mingid väga selged reeglid on, aga ma arvan, et armastus on see, mis mind väga juhib. Et see kõik muu on ju täiesti teisejärguline. Tähtis on need inimesed ja see tunne on ju, ja see üksteise toetamine ja koos tegemine, et ükskõik mida sa teed, sa pead seda armastama. Et see on, ma olen selles mõttes ülimalt kirglik inimene, et ma arvan, et ma selles mõttes olen vähe ratsionaalne ja väga kirglik ja ka teadvustan seda ja lasengi sellele kirjale ennast hästi palju juhtida. Meil on abikaasaga selline ühine arusaam, et kõige parem ravim tööstressi vastu on rohkem tööd teha. Ja me oleme täiesti sellest üksteisest aru saanud, et kui sa näed, et teine muutub siukseks nagu kannatamatuks, siis sa ütled, et davai, et ma võtan lapsed ja mine. Ja siis lükkad mingi 4-5 hommikul on palju rõõmsam. Ma olen vist selles paadis, et kui sa tahad elada intensiivset tööelu, siis sa pead elama kui jube intensiivset pereelu. Et minu meelest selline intensiivsuse vahetamine, et ma nüüd tööl panen hullult, aga siis lähen nagu, ma ei tea, sambla peale lamama, minule nagu ei tööta. Minu meelest see kuidagi on counterproductive, kuidagi lõhub siin seda rütmi. Vastik lause. Kristjan on maailma parim kloun.